nii, ma panen sulle juurde, on ju. jaa. Nii. Aitab jah? Jah, aitab. Vaata, et see kõhu täis. No, mulle meeldib, kui mu külalistel on kõht täis. Ma loodan, et sulle maitseb, proovi. Mulle hullult meeldivad need oad. Jaa. Mis siin veel on? Ja need oad on ka mingi spetsoad, neid nimetatakse butter beans või nagu ma ei tea, võioad. Ja ma ei tea, kus nad originaalis kasvavad. Ma ükskord esimest korda sain neid Kreekast ja siis ma tellisin veel täistera riisi ja siis ülejäänud asjad on mu ema kasvatatud öko nagu tomat ja kartul ja porgand ja siis ingver, sibul ja küüslauk nagu maitsestamiseks. Aga liha ei ole üldse, on ju? Jah. Väga tore. Sest tavaliselt mul on hullult keeruline saada süüa sellepärast, et igale poole pannakse liha sisse, eriti ma käin külas, siis ma ei taha nagu ebaviisakas olla, aga ma tegelikult ei söö liha ja siis väga-väga mõnus on, eriti oad, et need täidavad kõhu täis ka. Käisin ühel toiduinnovatsiooni konverentsil ja siis seal räägiti, et eestlased söövad 2 korda liiga palju liha, nagu mingi 80 kilo aastas, et seda nagu keskmiselt meie ei olegi seal statistikas sees, on ju. Et selles mõttes, ega muidu ei olegi nii, et kõik peaksid taimetoitlaseks hakkama, on ju. Et ma arvan, et lihtsalt see balance või selline tasakaal nagu leida on nagu parem, on ju. Ja meil näiteks ei ole kodus külmkapis üldse liha. Et kuigi mul mees sööb, laps sööb otseselt ka, et keegi ei keela midagi, aga kodus ei ole liha. Ja siis ma tunnengi, et see tegelikult balansseerib ka neil selle toitumise ära, et väljas süües jah, aeg-ajalt ikkagi tuleb mingi selline raskem toit, aga kodus on kogu aeg kerged toidud tegelikult. Jaa, eks siis see point ongi see, et see on nagu seedimisele kergem ja siis lihtsalt läheb kiiremini läbi ka see liha, kui siis teinekord seda sööd ja mõnusam tervisele. Kaua sa oled taimetoitlane olnud? Ma olen mingi väga kaua, mingi 97 hakkasin algust tegema, ehk siis mingi 23 aastat tagasi. Jah, mina olin ka ajaloos. Aga me mõlemad rääkisime, et me tegelikult sööme liha, selles mõttes kalaliha. Ja. Et me selles mõttes me ei vali nagu peekonit ja nagu borshisuppi sealihaga ja nii edasi, aga me ja kotlette ja šnitslit ja neid asju ei söö ja grillliha. Või pannad sinna omleti sisse sinki lihtsalt seda protsessitud mõnusat soolast jama. Võt kunagi ei tea jah, mis seal sees on, et selles mõttes see kala ka nagu, et kui sa saad mingit oma tuttavalt kasvatajalt või siis sul mees käib kalal, siis sellised asjad on nagu palju paremad, et kui sa nagu tead seda päritolu, on ju. Jaa, kindlasti. Ja samamoodi see maheliha on ju, et sellest räägitakse ka päris palju, et ei oleks nagu neid hormoone sees ja sama valk, mis on lihas, saad sa kätte, kui sul on siin oad ja täistera teravili. Ehk siis kas või nagu leivaga hummus või midagi sellist nagu juures, et siis on kõik need samad valgud, mis lihas. Nii et selles see nipp seisneb, mille pärast me nagu otseselt nälga ei kannata Mariliniga. Ja ma nüüd söön edasi, ma ei saa rohkem rääkida.